Bluey võib tunduda lihtsa lastesaatega, kuid kui tähelepanelikult vaadata, leidub episoodides tegelikult palju peidetud detaile. Vaatame mõningaid peidetud detaile, mida sa võisid märkamata jätta. Episoodis Sleepy Time on Bingo unenägu tegelikult seotud unejuttudega, mida tema ema talle episoodi alguses luges. Enne magama minekut loeb Chilli Bingole 2 erinevat raamatut. Üks räägib päikesesüsteemist ja teine loomadest, kes kooruvad munadest. Kui Bingo magama jääb, muutub tema unenägu mõlema loo kombinatsiooniks. Unenäos koorub Bingo maa seest välja, just nagu tibu koorub munast. Hiljem koorub tema mänguasi Floppy samamoodi kuu seest välja. Samal ajal rändab Bingo läbi kosmose ja uurib planeete, mis seostub raamatuga, mida Chilli varem luges. See on väike detail, kuid see näitab, kuidas Bingo kujutlusvõime põimib kokku lood, mida ta enne magama jäämist kuulis. Nagu me teame, räägib Jean-Luc prantsuse keelt. Osas camping ei saa Bluey ja Jean-Luc üksteise keelest aru, kuid nad suudavad siiski koos mängida ja sõpradeks saada. See on üks põhjusi, miks see osa on nii meeldejääv. Aga siin on üks lahe detail. Kui vaatad seda osa sarja prantsuskeelses versioonis, on keeled tegelikult vahetatud. Bluey räägib prantsuse keelt, samal ajal kui Jean-Luc räägib inglise keelt. Meil on vaja midagi süüa. Me võiksime istutada. Võib-olla näeme nagu. See on nutikas viis hoida sama ideed, et 2 last räägivad erinevaid keeli. Ja Jean-Luci kohta on veel üks väike detail. Osas Bingo. Kui Bingo on mängutoas, võib seinal märgata joonistust Blueyst ja Jean-Lucist. See on pisike taustadetail, mis näitab, kui palju Bluey hindas sõprust, mille ta telkimisreisil sõlmis leidis. Nüüd järgmine detail on tõesti naljakas. Osas Magamistuba on episoodi alguses koridori lõpus seina küljes kinni lilla kleepuv gecko. Aga kui sa hoolikalt vaatad, juhtub sellega episoodi jooksul midagi huvitavat. Kui tüdrukud jagavad oma kaisuloomi, hakkab gecko esimest korda seina küljest lahti kooruma. Siis, kui Chilli tabab Bingo väikest raamaturiiulit lükkamast, on see veelgi madalamal kui enne. Ja episoodi lõpuks, kui nad lahkuvad Bluey uuest toast, on gecko täiesti seina küljest lahti kukkunud ja maandunud koridori lõpus oleva taime peale. See on pisike taustadetail, mis muutub aeglaselt kogu episoodi vältel. Nagu me juba teame, meeldib selle saate loojatel ühendada mitu episoodi omavahel. Ja episoodis Armee, kui Rusty ja Jack mängivad sõdureid, toimub samal ajal veel üks episood, mis sul ilmselt märkamata jäi. Täpselt siis, kui Jack tutvustatakse Calypsole, näeme taustal Blued ja Chloet ning nad mängivad sama mängu, mida nad mängisid episoodis Seiklus. Nii et võib-olla toimusid mõlemad need episoodid samal ajateljal. Minisoodis kõrvuti on üks väike detail, mida tõenäoliselt keegi ei märganud. Kui Hui, Honey ja Blue söövad hommikusööki, võtavad nad mõlemad endale helbeid, kuid kui vaatame Blue helbekarpi, paistab see kõige rohkem silma. Kui sa oled Ameerikast, siis võid teada, et need hommikuhelbed on päriselt olemas. Selle nimi on Fruit Loops ja tundub, et Blue armastab seda väga, aga bändit ei taha, et ta seda sööks. Me ei süüdista teda, sest need hommikuhelbed sisaldab väga palju suhkrut. Nagu me teame, enne kui Cornelius kohtus Terrieri emaga, käis ta kohtingutel mitme tüdrukuga. Ja üks neist tüdrukutest oli see, keda nägime esimest korda osas Vaikne mäng. Aga huvitav tema juures on see, et alates sellest episoodist oleme teda juba 3 korda näinud, 3 erinevas osas. Esimene kord oli osas Tantsurežiim. Siin oli ta koos teise päikeseprille kandva koeraga. Ja episoodis Lubadused. Mänguväljaku stseeni ajal, kui Bluey ja Bingo lähevad mängima, seisab ta tänaval ja räägib selle mehega, kes müüb odavamaid elektripakette. Mäletad teda? See on sama tegelane, kes helistab hiilerite pere uksekella episoodis Lambakoer. Ja lõpuks, episoodis Tsirkus, kui kõik tegelased lähevad valimisjaoskonda, et hääletada oma kogukonna juhtide poolt, näeme teda jälle, rääkimas nurgas kolleegiga. Tundub, et ta teeb kampaaniat sinises riietatud kandidaadi toetuseks. Bluey algusaegadel arvasid peaaegu kõik Bluey fännid, et Bluey on poiss, kuid hiljem saime aru, et ta on tegelikult tüdruk. Aga kas sa teadsid, et Bluey's on tegelikult väga lihtne viis, kuidas eristada mees- ja naistegelasi? Esimene viis on see, et peaaegu kõigil meestegelastel, välja arvatud mõned, on veidi laiemad kehad kui naistegelastel. Näiteks vaatame Chillit ja Banditit. Me võime märgata, et Banditil on palju laiem keha võrreldes Chilliga. Teine viis, kuidas saame poisse tüdrukutest eristada, on see, kuidas tegelased istuvad. Näiteks istuvad naistegelased selles saates alati jalad üksteisele lähemal, samal ajal kui isased koerad istuvad alati jalad veidi harkis. Ja kui tüdrukud mängivad mänge, teeseldes, et nad on isased koerad, siis nad istuvad samamoodi nagu meestegelased. Kui Bingo maskeerib end vuntsidega meheks, siis ta istub hoopis teistmoodi, kui me oleme harjunud teda nägema, mis näitab, et ta jäljendab meest.
selline huvitav detail, kas pole? Osa TV-pood sees näeme, kuidas Cornelius tuleb Bintonile kooli järele. Ja Corneliuse auto tagaklaasil märkame mingit joonistust, kuid see ei ole selge. Aga hiljem selles osas näeme tema autot uuesti apteegi juures pargitud ja siis on joonistust paremini näha. Ja joonistusel märkame, et seal on laps, mees ja seal, kus peaks olema veel üks tegelane, tundub, et keegi on selle proovinud ära kustutada. See detail vihjab põhimõtteliselt, et Wintoni vanemad olid lahutatud. Ja kas sa teadsid, et Cornelius kohtus terrieri emaga esimest korda samas osas? Kõik Bluey kohta on hästi teada, nii palju, et isegi nende aedkääbustel on oma fännibaasid ja nende kääbuste seas on Jeremy ilmselt kõige populaarsem. Ja kui sa pöörasid tähelepanu episoodile The Sign, siis sa mäletad meie kallis, armastatud ja kaua kannatanud Jeremy saab Friski käest jalaga, kui ta vaidleb Bradleyga telefonis. Ja kui ta vaesele kääbusele jala kannab, märkame selle peas väikest pragu. Aga kas sa teadsid, et see pragu ei tekkinud Friski löögist, vaid oli juba ühes varasemas episoodis? Jah, täpselt nii. Hoolimata Friski agressiivsusest vaese aiakääbuse vastu, võime märgata, et isegi enne seda oli ta juba katki. Siin on see detail. See on otsene viide episoodile Backpackers. Selles mängivad Bluey ja Bingo, hoides Banditist kinni. Aga samal ajal näeme, kuidas vaene Jeremy kukub maha ja üks tema tükkidest lendab lihtsalt minema, mis tõestab, et tema keraamiline müts murdus just sel hetkel. Nii et Chili pidi ta hiljem uuesti kokku liimima, kuid pragusid oli näha ka pärast parandamist. Nüüd räägime mõnest peidetud detailist episoodis Surprise. Episoodis, kus täiskasvanud Bluey külastab Chillit ja Banditit, märkame majas palju pildiraame ja ühes neist raamidest näeme Bingot. Ja kui sa vaatad foto taustale, näed Lihavõtte saart. Kui sa ei tea, siis Lihavõtte saar on üks populaarsemaid sihtkohti inimestele, keda huvitab arheoloogia. Ja kuna me teame, et kõigel Bluey sarjas on tähendus, võib see väga hästi tähendada, et Bingo järgnes Banditi jälgedes ja sai arheoloogiks, täpselt nagu tema. Ja teisel fotoraamil näeme pildil kogu Heeleri perekonda. Ja tundub, et see foto tehti Bluey lõpetamisel, sest pildil näeme Bluey'd hoidmas oma diplomit ja kandmas lõpetamismütsi. Kas sa teadsid, et Bluey on kudumises ekspert? Episoodis Curry Quest märkasime üht väikest detaili. Selles episoodis näeme Bluey'd ja Chillit koos istumas. Nad on koos ja koovad midagi. Ja samas episoodis on näha, kuidas Bandit reisib kodust eemale ja ilmselt on ta 6 nädalat ära. Hiljem episoodis näeme, kuidas Bandit on videokõnes Chilli ja tüdrukutega ja kõne ajal näitab Bluey talle, mida tema ja ema valmistavad. Aga huvitav osa on see, et kui Bandit oma reisilt naaseb, lähevad Heeleri tüdrukud talle lennujaama vastu. Kas te kõik märkate, et Bluey'l on kaelas sall, mis on täpselt samades värvides nagu see, mida ta koos emaga tegi? See tähendab, et tegelased jätkavad oma elu ka siis, kui me neid ekraanil ei näe. Ja peame ka ütlema, et Bluey on kudumises väga osav. Osas vanaisa saime veidi rohkem teada Chilli lapsepõlvest. Tegelikult mängis ta just selles kohas, kui ta oli kutsikas. Kui Chilli ja tema tütred alustavad võiduajamist, et vanaisa ühel puudest kinni püüda, näeme, et ühele neist puudest on kirjutatud Chilli nimi. Seetõttu usume, et Chilli oli samuti üsna ulakas, kui ta oli Bluey ja Bingo vanuses. Ja loomulikult otsustas ta oma territooriumi märgistada. Praeguseks teavad enamik meist Heelerite auto numbrimärgi detaili kohta, kus 419 tähendab sinist tooni ja HLR tähendab Heelerit, ehk siis põhimõtteliselt sinine Heeler. Aga kas sa teadsid, et on ka teisi numbrimärke veeldi huvitavamate numbritega? Näiteks Terrieri ema numbrimärk kirjutab põhimõtteliselt välja Terrier, aga kõige naljakam numbrimärk kuulub Bellale. Kui me vaatame tema numbrimärki, siis seal on põhimõtteliselt kirjas liiga palju lapsi, viidates tema 9 lapsele. Need olid mõned peidetud detailid, mida sa tõenäoliselt märkamata jätsid. Ja nagu alati, kohtume teiega järgmises videos.